Doktor Margus Leokene tunnistab, et nagu teisedki kogenud psühhiaatrid, peaks ta kokaiinitarvitajad kaugelt ära tundma. Sest see oli ikka suhteliselt hästi tuntav seltskond, kelle erinevad siuksed käitumuslikud ja võib-olla emotsionaalsed reaktsioonid viitasid väga selgelt tarvitamisele. Emotsionaalne reaktiivsus, närvilisus, impulsi, kontrolli ja muude nii-öelda ajupidurite kadu väga lühikede süütenöör selles osas. Aga viimasel ajal on pilt justkui moondunud. Kokaiinitarvitajad nii selgelt ei eristugi. Üha enam tuleb selliseid tüüpe uksest sisse ja vestluse käigus selgub päris siuke ohter kokaiini tarvitamine tüüpidel, kelle ei oska kahtlustadagi. Ehk siis minu hinnangul tarvitamine on läinud totaalselt massidesse. Kui mõelda, siis see polegi enam teab mis üllatav uudis. Kokaiin pole Eestis ammu enam mingi juhukülaline. Salateid pidi Eestisse imbuv kokaiin pakub järjest keerulisemaid väljakutseid ka Tolliameti narkoosakonnale ja selle juhile Raul Koppelmaale. Kokaiini tuleb uksest ja aknast meile. Iga kuiselt avastame 1, 2, 3 juhtumit. See võib olla 1 kilo, 40 kilo, 50 kilo. Ja muidugi on kokaiini jõulist pealetungi tunnetanud kogenud narkopolitseinik Rait Pikaro. Eks me kokaiini tabame tegelikult erinevates kogustes pidevalt, et me näeme seda nii tänavatasemel, näeme selliste levitajate või kesktaseme diilerite käes või vahendajate käes. Võib öelda, et on toimunud viimase paari aasta jooksul plahvatuslik kokaiini leviku kasv. Ma ütleks kättesaatavuse kasv küll, et tõus tegelikult algas juba mitu aastat tagasi, kui hinnad ei kallinenud, vähemalt võib-olla isegi odavnesid, kui me räägime doosikaupa müümisest ja kurjategijatel, kes varem ei omanud kokaiinile ligipääsu, hakkasid ka seda müüma. Üsnagi järsku tekkis nooremaid diilerid, kellel oli müügil nii kanep kui ka kokaiin. Kokaiini laialdasele tarbimisele viitavad rohked artiklid ajakirjanduses. Muidu nii glamuurseks peetud mõnuaine massidesse levikud kinnitavad kõikvõimalikud uuringud. Jah, alates 2019. aastast me oleme näinud, et iga aastaga see suureneb ja mõne aasta puhul on lausa see hüppe olnud tõesti 61% ja niimoodi võrreldes eelmise aastaga. Nii. Ja loomulikult peegeldub kogu see menu internetis. Spetsiaalsetes sotsiaalmeedia jututubades toimub hoogne kokaiiniäri. Just, et seina peal on siis kaasaegne narkoäri. Praegu on siis vaade Telegrami rakenduses olevatele gruppidele, kus käib üsnagi vilgas tegevused. Kui palju selliseid pakkumisi nüüd päevas või on? Me oleme osades olulisemates gruppides siis sees, jälgime, mis seal toimub ja on näha, et seal on mitmeid pakkumisi 1 minuti jooksul, et me ei ole täpselt statistikat teinud, aga neid on massiliselt tegelikult. Kogu see niinimetatud kokaiinipidu ei käi üksnes Tallinna lokaalides ja diskosaalides. Kokaiin on massiliselt jõudnud ka väikelinnadesse, näiteks Rakverre. Kevadel ilmusid meedias artiklid, kus kogu seda Rakvere olukorda kirjeldati päris õõva tekitavat näidete varal. Minule teadaolevalt see ikka päris sellises võtmes tõele ei vasta, et meil linnaruumis ikkagi niimoodi tänavapildis sellist mingit kriminogeenset tegevust või narkomaane ei ole. Kõike sellist silmale nähtavat ei ole võimalik niimoodi tuvastada. Möödunud kevadine uuring ütles, et Rakveres pruugiti ligemale 5 kokaiinidoosi 1000 elaniku kohta. Seda oli natuke rohkem kui Tallinnas ja koguni poole rohkem kui Tartus. Et keegi peab selle koguse selle ära tarvitama. Metabolism, see on ainevahetus ja see on seal reovees, et see on fakt. Aga see doos on kui suur ühik? Millest me räägime? Siin ongi võetud need keskmised doosid, et need on erinevate ainete puhul erinevad. Ja kui ma nüüd ei eksi, siis oli see 100 milligrammi oli kokaiini puhul. 1 grammist saab 10 doosi? Jah. Seda kinnitab Tervise Arengu Instituudi spetsialist Katri Abel-Ollo. Ta muidugi möönab, et Rakvere paistab kokaiini tarvitamisega silma neil üksikutel päevadel, kui on reoveest proove võetud. Nädala keskmise vaates tarvitatakse Tallinnas kokaiini muidugi kordades rohkem. Kuid ikkagi, ka Rakvere püsib pidevalt sest kokaiini pildis ja see ei saa olla juhus. Olete te püüdnud ise koha peal aru saada, kust see kokaiin, milles asi on? Ega me seda täpselt ei tea, et kust see siis nüüd tuleb. Konkreetselt ei oska Rakvere kokaiiniallikatele osutada ka Ida prefektuuri narko- ja organiseeritud kuritegude talituse juht Dmitri Kabanov.
Me ei saa ka väita, et Lääne-Virru kokaiin tuleb kilodes või tonnides, seda kindlasti ei ole. Aga on grupid, kes teatud kogustega kuni 50-100 grammi toovad ja kiiresti levitavad. Oletame, et mul on tahtmine, ma ei tea, mis põhjusel. Kui kerge mul on Rakveres jõuda kokaiinini, mis te arvate? No see ilmselt sõltub sellest, et kuhu te satute ja mis suhtluse ringkonnas mingi hetk viibite. Aga normaalne inimene, kes ei ole sellest huvitatud või ta ei tea, ei tunne seda, ma arvan, nii kiiresti ta ei leia. Kui järele mõelda, siis tegelikult on see palju laiem küsimus. Kokaiin oli ju üleilmsete rockstaaride, Wall Streeti ärihaide ja Hollywoodi teema. Meie siin tegelesime alkoholiga. Kõige tähtsam on alkohol. Mida te siis joote? No, puhas viin. Ja nüüd, palun väga, kokaiini kiidetakse juba päris avalikult ning õlletehase juht kurdab, et odav narko mõjutab alkoholimüüki. Ega seejuures väga ei mõeldagi, et kokaiini tarvitamisel on omad väga rasked tagajärjed. Pikaaegne tarvitamine kindlasti jätab mõjud inimese südamele, nii et kuidas see siis lõpuks väljendub, kas infarktis või milles muus. Kui me räägime kroonilisest südamekahjustusest, see omakorda mõjutab jälle ka meie psüühilist seisundit. Kui süda on haige, siis ei saa aju verd ja siis on aju hädas. Ja kui on aju hädas, siis vallanduvad suurema tõenäosusega ka psüühikahäired. Et kui inimene pidevalt tarvitab kokaiini, et ta sellest võitjana välja tuleb, et selliseid juhte tegelikult ei ole, et see on seda aja küsimus. Aga mis hetkel nad ikkagi siia tulevad, mis jutuga? Kui hull see seis tavaliselt siis on juba? Kes tulevad juba konkreetselt teadvustatuna, et tal on sõltuvusprobleem. No reeglina seda tehakse siis, kui midagi on nagu metsa läinud elus. Kas suhe on metsa läinud, tööalaselt on probleemid teinud või on mingi tõsine terviserikke tekkinud. Aga tänase seisuga on siiski suhteliselt vähe kokaiinikuid, kes ise abi küsivad. Täna veel on pidu. Mured tulevad kunagi hiljem. Erakonnad tähistasid eurovalimisi ja Eesti Ekspress tegi neile pidudel narkoteste. Kokaiini leiti pooltelt valimispidudelt. Juba pikemat aega näevad murelikud terviseametnikud, kuidas just nimelt kokaiini tarbimine enneolematu hooga kasvab ning narkopolitseinikud tabavad turul aina uusi ja uusi kokaiinidiilereid. Seda kaupa liigub tõesti palju ja tarvitatakse palju. Tuleb välja, et kokaiini tarbimise hüppelise kasvu taga on märksa globaalsema ulatusega äriotsused. Siis Ladina-Ameerika kartellid on ilmselt teadlik musta äriotsus, et siin on ostujõulised inimesed ja aine on omistatud positiivne kuvand ja sellepärast ilmselt on ka teadlikult suunatud siia suuremad kogused ja see turg on avanenud. Sellest, et Ladina-Ameerika kartellid on otsustanud Euroopa odava kokaiiniga üle ujutada, annavad aimu uudised aina suurematest avastatud narkokogustest. Alles hiljuti leidis Hispaania politsei banaanisaadetisest 13 tonni kokaiini. Varem pole Euroopas seda narkoainet nii palju korraga tabatud. Selline kogus on väärt rohkem kui 1,5 miljardit eurot. Aga kui me räägime suurtest kokaiinikogustest, mis on Eestis tabatud, siis selle kohta on Tolliameti narkotalituse juhil Raul Koppelmaal jutustada väga kirgas näide. Kui paari aasta eest eksis Muuga sadamasse väga kahtlane konteiner. Ja kaubaks oli banaanid, mis siis tulid Ecuadorist. Laeva sihtkoht oli Muuga sadam, kus need siis kaup ümber laaditakse. Meil oli teave olemas, lasime neid konteinerid läbi röntgenmasina ja ühes konteineris tuvastasime anomaalia, kus me leidsime siis ligi kaudu 170 kilo raskust kotti. Ja kottides olid siis pakid juba konkreetselt kokaiiniga? Kotis olid siis kilosed briketid, mis sisaldasid kokaiini. Ja see kogus oli, eks ole, 2,5 tonni? 2,5 tonni oli ümmarguse puhtaine kogus. Ma ei saa jätta küsimata, et mida tehakse 2,5 tonni kokaiiniga, kui ta on siis nii-öelda menetluse läbinud, kus teda hoitakse? Kokaiin kõik hävitatakse ära. Ütleme, kõik narkootsed ained hävitatakse ära. On selge, et sellised megakogused pole mõeldud ju Eesti turule. Nende sihtkoht tegelikult on Venemaa. Suured narkokonteinerid liiguvad Ladina-Ameerikast üle ookeani kõigepealt ikka Rotterdami, Antwerpeni või Hamburgi sadamasse. Siia Eestisse toovad kullerid narkokaupa väikeste koguste kaupa. Eestisse jõuab kas siis sõiduautodega
rahvusvaheliste bussitiiklustega on meil juhtumid, kus siis käiakse reisibussiga siis Lõuna- või Lääne-Euroopas ja samuti on ka nii-öelda need lennukullerid, kes ka lendavad siit Eesti, Hollandi, Eesti, Saksamaa vahet siis samamoodi. Mõned kullerid loomulikult tabatakse. Näiteks tänavu kevadsuvel jalutasid Tallinna lennujaamas meie tollimeeste vaatevälja 2 Nigeeria prouat. Varasem riskianalüüs ütles, et neile 2 tuleb silm peale panna. Rahvus Nigeeria on meie jaoks alati risk, et meil on varasemalt jäänud päris mitu kullerit vahele, kes on pärit Nigeeriast või kellel on Nigeeria kodakondsus. Päritolu polnud ainus põhjus, et neid 2 kohe narkoveos kahtlustada. Ka daamide jutt oli imelik. Ja neil olid seal ravimid käsipagasis, mis siis kutsuvad esile siis kas iiveldamise või enese tühjendamise ja see oli meie jaoks juba 100% indikaator. Et nende kehas tõenäosus on väga kõrge, et nende kehas võib midagi olla. Ja oligi. 2 naise soolestikus oli umbes 1,5 kilo puhast kokaiini. Aga kui need kogused tollist mööda pääsevad, on nad peagi saadaval ka virtuaalsel narkoplatsil. No siin antud hetkel on meil ees pilt värskest kraamist otse Boliiviast. Seda väidetakse, et nagu ikka me räägime kurjategijatest, me räägime sellisest reklaamitrikkidest, et mitte mingit seost päriseluga ei pruugi olla. Et mida see Boliivia seal antud juhul tähendab? Jah, seda nüüd üritatakse siis näidata seost, et aine on lahjendamata ja sellisel siis võimalikult kõrge toimeaine sisaldusega toodud otse siis algallikast. Siin on nüüd hinnakiri, et 0,5 grammi 55 eurot ja 20 grammi 1200 eurot. Et selles vahemikus, palun. Kui selgituseks vilunud tarvitajate juttu vahendada, siis 1 grammiga saavad 2 inimest pika peoõhtu veeta. Meie asi on nüüd välja otsida nendest gruppidest olulisemad tegijad, kes omavad ainetele pidevat ligipääsu ja sealt me siis hakkame edasi oma uurimistega toimetama ja oleme tabanud väga palju inimesi siin. Politsei möllab muidugi kõvasti, aga samas süveneb peas mõte, et kõik see on kaunis lootusetu võitlus, kui rahvas ikka armastab seda valget pulbrit aina rohkem. Täna see, et mitte midagi positiivset siin ei paista. Kui halb see on, et meil Eestis on hetkel aina rohkem selliseid muretuid kokaiinikuid, kes muudkui tarvitavad rõõmsalt, arvates, et midagi hullu selles ei ole? Ma arvan, et see on ühiskonna mõttes väga halb. Ega meie aju ei ole loodud tarvitama ei alkoholi, kokaiini, heroiini ega midagi muud. Ja selline varjatud tarvitamine, selle mõjud on tegelikult meile hoomamatud. Ja mida rohkem nii-öelda tekitatud haigusega inimesi meil ühiskonnas on, seda negatiivsem see terve rahva tervisele.